Meie tänane päev on üpris tihe. Siin on päris palju lühikesi, ent kindlasti väga asjalikke ettekandeid, mille vahele jääb piisavalt aega, et juttu puhuda ja mõtteid vahetada. Ja samuti on meie teises pooles siis ka seekord toimumas väikene arutelu või vestlusring sellest, mis varasemalt ettekannetes on kuuldud ja kuidas sealt edasi minna. Mina olen Raimo Matvere, mina olen täna päevajuht ja ka hiljem toimuva vestlusringi läbiviija. Ja meil on tegelikult esinejate hulgas väga huvitav valik inimesi. Meil on seal Tartu Loodusmaja esindajad, meil on väiksemate kogukonnaürituste korraldajad, meil on suurte festivalide korraldajaid ja kokku võiks see anda päris hea pildi sellest, mis on täna seis aastal 2019 suvel, kuidas keskkonnasõbralikumaks tasapisi muutuda oma sündmustega, millised on võib-olla kõige keerulisemad asjad selle juures ja mis tegelikult hoopiski lihtsasti ja mõnusasti edeneb. Ja esimeses pooles ongi meil siis esinemas Eva Kirsipuu-Vadi, kes räägib siis juhendist, kuidas samm-sammult keskkonnasõbralikumaks muutuda. Nemad on ühe hea juhendi kokku pannud. Eliisa Pass räägib kogukonnaürituste vaatest ja Tartu 2024 kogemusest ja Robert Kähre tutvustab sellist Tartu baaride vahelist topsiringlust, mis tundub väga tore. Ma ei ole seda ise oma nahal tundnud, aga see kõik kõlab väga õigesti. Ja siis päeva teises osas on meil rohkem festivali korraldajaid. Laura-Maria Kull räägib, milliseid samme astutakse Tartu tudengipäevadel. Kristjan Vanaselja räägib Insikurmu festivalist. Anu Ranno räägib meil Viljandi pärimusmuusikafestivalist ning Paap Uspenski ja Kadi Agurajo ja Island Soundist. Ja siis sinna lõppu teemegi ühe aruteluringi. Kultuurikompass tegelikult toimub siis Tartu linnavalitsuse kultuuriosakonna ja Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinnaks tiimi koostöös ja täname kindlasti ka Tartu Loodusmaja selle suurepärase ürituse võõrustamise eest. Ja pauside ajal siis soovitan võtta varrukast kinni esinejatel, oma kallitel kolleegidel, sõpradel või täiesti tundmatutel inimestel ja vahetada mõtteid. Ja kui nüüd siis kõik see ametlik osa saab läbi, siis jääb veel täpselt parasjagu aega, et mõtiskleda ja arutada selle üle, mis päeval kuuldud ja kuhu edasi minna. Ja nüüd üks oluline asi on see, kui te soovite esitada küsimusi, siis on meil selleks olemas Slido keskkond märksõnaga kultuurikompass, et sinna on juba mõned küsimused saabunud. Me kõiki kindlasti ei jõua küsida, me teeme sealt valiku, kas siis sihitud konkreetsetele esinejatele või natuke üldisem vaade. Ja siis jõuavad need küsimused ka siia ja kui seal slaidos ei ole parajasti asjakohaseid küsimusi või keegi tahab midagi olulist veel koha peal küsida, siis kui aega jääb, siis küsime koha peal. Ja paar asja tahtsin veel öelda, et ma korraks küsin, et kes on siit aastal 2019 korraldanud ise mõnda ükskõik millise suurusega kultuurisündmust? Ja kes teeb seda ka järgmisel aastal? Väga hea. Kas siin on omavalitsuste või riigiasutuste esindajaid? Väga tore. Kas te olete siin ürituste korraldaja vaatega või mingisuguse muu vaatega? Väga tore. Kas siin on ajakirjanikke? Kahju. Väga hea. Ma igaks juhuks ütlen taustaks, et miks mina siin võib-olla olen, on see, et ma ise olen ka mõningaid sündmusi korraldanud ja püüan siis oma kogemustest ja siis kõhklustest ja kahtlustest ja küsimustest lähtuvalt täna arutelu vedada, et ma olen püüdnud keskkonnasõbralikumalt korraldada Tartu ja Tallinna tänavatoidufestivali, olin eelmine aasta Eesti maailmakoristuspäeva eestvedaja ja sellel aastal näiteks laulupeo jäätmevaldkonna eestvedaja, et sellest, see on see taust, mille pinnalt võivad tekkida need küsimused tänasteks diskussioonideks. Et mul on endal isiklik kokkupuude, mingisugused mured on minu hingel ja ma läbi nende heade esinejate püüan neile lahendusi leida. Nii, aga nüüd siis on Eva kord, palun.